Tere, hea kuulaja! Sa oled kuulamas 8. turundusmärkide taskuhäälingu osa. Mina olen Sven Anderson ja minuga koos on täna Martin Oja. Tervist. Ja Epp Aatler. Tere. Tere, Epp. Ja tere, Martin. Tervist. Esindan Semiootika rakenduskeskust, nagu alati. Ja saade saab teoks koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga ja Tartu Ülikooli Semiootika rakenduskeskusega. Ja minu esimene küsimus on, kuidas teil läheb? See on selline standard küsimus juba kõigile, et kuidas teil läheb? Kuidas, Martin, sul läheb? Mul läheb töiselt, aitäh. Töiselt. Ja sul, Lepp? Mul läheb kohe põnevalt. Ootusärevalt praegu. See on küll super ju, kui natuke ootusärev, aga samas on põnev. Ja, see on alati minu arust on tore, et see on see, kuna oma teemadel on alati tore rääkida ja väga tore on rääkida teistega ja kuna mind alati võlub see teadmatus, et see vestluse teadmatus, aga küsimuste teadmatus mõnes mõttes, et see on minu jaoks alati väga käivitav, kuna see tõmbab välja minust asju, mida mina nimetan seda nii-öelda, et ma saan ise ka teada, mis mõte mul tekib. Aga enne, kui me siin raskete teemade juurde läheme, siis selline isiklik küsimus ka, et kas Sepp, sinu jaoks sügis on kuidagi erilise inspiratsiooniga täidetud aastaaeg, kus nagu tekivad uued mõtted ja uued projektid ja nii-öelda uued algused? Oi, kui huvitav küsimus. Ma kohe mõtlen, kuidas vastata. Selles mõttes sügis on mu jaoks tähtis, mul on sünnipäev sügisel. Ehk seetõttu on sügis on selle koha pealt juba. Siis ma arvan, et esteetiliselt ma arvan, sügis on kõige ilusam ja kõige huvitavam esteetiliselt. Aga kui sa küsid nii veel, et see nii-öelda inspiratsiooni seisukohast, siis mu esmatunne kohe oli, et mul on 3 sügist. Ma arvan, on september, mis mu jaoks on alati natuke keeruline, sest seal on mingi surve, et ikkagi see, mul tundub see 1. september algatab mingisuguse nagu tegusa perioodi ja siis vahel, kui see aasta mul hästi inspireeriv ja hästi tihe ja selline ägedalt töine september ei ole keeruline olnud, see on hästi nagu, kuidagi ei ole nagu vaimselt keeruline olnud, siis september on naljakas vaheaeg, mul tundub, et see on see aastaaja vahetumine, siis oktoober on ju sünnipäevakuu ja see on see värviline kuu ja see on see kuidagi see tippsügis, mis üllatab ja siis on november, mis minu meelest on üks ilus, ma tean, selle on hästi imelik, mis ma ütlen, aga on üks minu meelest üks ilusamaid kuid, sest see kaamus on mul see tunne, see on nii intiimne aeg, see on see aeg, kus loodus läheb magama ja mul on selline tunne, et ta on juba paljas ja ma vaatan pealt, kuidas ta magama läheb. Et see on just nagu, kui sa näed, et keegi toimetab, ma ei tea, peseb hambaid ja on pidžaamas ja natukene juba siukene totakas ja ma aknast kuidagi, ma ei tea, kardinate vahelt vaatan pealt seda protsessi, siis ma tunnen kuidagi see novembris on mingisugune õrnus, mis kuidagi läheb ka, kuidagi ma tunnen, et siis on ka ise vaja õrn olla või et see selline nagu selline pimedusse minemine ja mingi eriline rahu on minu meelest, et seetõttu nagu sügis tähendab mu jaoks väga nagu mitut perioodi. Mul tekkis selline võrdlus vahepeal, et võib-olla november meeldib ka neile inimestele, kes armastavad sellist mustvalge filmi esteetikat. See graafiline on siis. Jah, et graafiline ja värv on nagu ära võetud ja selle tõttu, et värv on ära võetud, me tegelikult näeme mingeid asju rohkem. Just, ja siis mul vahel ongi see tunne, et see on nii meeletult värviline tänu sellele, et on lihtsalt, kuidagi sa näed seda graafilisuse värvilisust või et seal on jah mingisugune tohutu võlu minu. Ja disainis, me turundusblogi, eks, või podcast, et siis matid, värvid, pooltoonid on ju tegelikult seotud palju prestiižsemate tähendustega, kui need väga puhtad värvid tihti peale. See november on nagu selline sophisticated maitsekuu, mulle tundub, et seal on ka sellist sisekaemuslikkust, julgust kuidagi nagu lõppudega hakkama saada, et kuidagi moodi mul tundub, seal on mingisugust sellist ja mingi sellist oskuslikkumast nagu on vaja. See on, et võrreldes, ma ei tea, tärkav kevad on sililega selge, et on ilus, aga mulle tundub, et november on kuidagi selline rafineerituma ja keerukama väljakutsega võib-olla. Aga sellest ongi väga hea siis edasi minna meie tänase põhiteema juurde, milleks on siis, mina olen enda jaoks raamistunud seda niimoodi, et see on õppimise, õpetamise ja temaatika, mida me vaatame siis semiootika ja turunduse kontekstis või sellises fookuses, ütleme niimoodi. Ja siis mu esimene küsimus ongi meile diskussiooniks, et miks on oluline
vestelda, rääkida hariduse teemadel seoses turundusega? Ahah, see on kohe, viskasid mulle praegu hea kondi hambusse. Muidugi me võime alustada üldse sellest ka, et kuidas sa näed, mis on õpetamine või õppimine nagu sellises sinu terviklikus nägemuses? Ma pakuksin veel 3. alguse välja, et Epp, milline su suhe üldse on turundusega või Sven kutsus su rääkima, eks ole. Mina jäin natuke kõrvale sellest protsessist ja ma tahan teada, et miks sa meil täna siin oled. Ahah, siis ma alustan võib-olla see, et mis ma teen. Et ma nimetan, et ma olen enesemeisterlikkuse coach, koolitaja, mõtestaja. Mis on siis tiitel, eks. Ja mis see tähendab? Siis mind paelub inimene ja inimese võimekus ja inimese suurepärasus. Kuidas see avalduda saab, kuidas ta avaldub, mis seda takistab ja kuidas seda toetada. Mis siis viib juba minu jaoks selle nii-öelda see semiootika osa sellest tegelikult on nii-öelda, et see inimene kui organism, kes suhestub, mis tähendab, et igasugune avaldumine minu jaoks sõltub siis mingisugusest võimaldamisest või takistamisest. Ehk tegelikult me keegi ei rulli lahti nii-öelda, et me isolatsioonis ei kasva, eks ole. Ja see on see, millega ma tegelen. Nii rühmades, kõik võimalikud vanustes inimestega. Ja minnes Sven sinu küsimuse juurde, siis minu jaoks ei ole õppimine, õpetamine ja haridus tihtipeale üldse ei kuulu kokku. Et ma ei koge seda, et haridusest armastada rääkivad inimesed üldse räägiks õppimisest. Nad tavaliselt eeldavad, et seal sees on nii-öelda formaalne õpetamistegevus, mille järel nad eeldavad, et toimub mingisugune juhitud õppimine, mis omakorda eeldab, et õppimine toimub. Mina arvan, et õppimine on nii tohutult ainult sisemine protsess, ehk see, et mina õpetan, mul puudub kontroll selle üle, mis tegelikkuses toimub. Ja ma väga sageli ei kuule, et haridusest rääkides oleks nagu huvi või respekti või seda tundlikkust nii-öelda selle õppimisprotsessi suhtes, mis on minu meelest nii-öelda see suhestumise protsess siis kõigega, mis me teeme. Ja seetõttu ma on nad 2 erinevat teemat. Täiesti 2 erinevat. Nad on 2 erinevat teemat minu meelest, sest mulle tundub, et mis asi haridus on mu jaoks nagu täitsa eraldi teema. See on mu jaoks nagu nii, et üks asi on see, mida et kui ma räägime, et ma ütlen, et haridus on oluline. Ma üldse küsigi seda, et ma ei kahtleks sellest, et haridus on väga oluline, sest haridus nagu annab mingisuguse selle toestuse sulle. Aga ma ei saa olla kaasas sellega, et sul on vaja väga konkreetset haridust ilmtingimata, mis mul tundub praegust tänapäeval on selline väga kutseline, ka ülikooli haridus on hästi kutselise keskuseks läinud. Ja siis me räägime, siis on see institutsiooniline haridus, ja siis on see mingisugune, me räägime sellest nii-öelda, kuidas see haridus toetab. Ma isegi ei saa öelda, nagu see selline eluline. Et kuidagi moodi me tajume, et kellelgi on nagu mingisugune laiem tabamine asjadest. Ja mulle tundub, et seetõttu see haridus on üks jube, ta on hästi huvitav semiootiline sõna, sest mulle tundub, kõik need sõnad, õppimine, õpetamine, haridus, need on nii laetud sõnad. Ja sel hetkel, kui me peame neid kuidagi moodi selge tähenduslikuks, siis mulle tihtipeale tundub, et vestlused lähevadki võssa. Ja seal on see probleem, et need sõnad on liiga üldised ja selle asja nii-öelda modelleerimiseks või mõistmiseks tuleb lihtsalt kasutada täpsemaid mõisteid, kitsamaid mõisteid ja vastupidi panna lauale see eriti lai variant, et seal ongi palju käsitlusi ja mitte nagu ruumis olles eeldada, et kõik saavad need sõnadest ühtemoodi aru. Ja ma arvan, et see ei olegi vajalik neist ühtemoodi aru saada, sest ma arvan, et see jätab ka selle ruumi nagu avatuks, et see ei ole siililegi selge asi. Sellega ma päris nõus ei ole, aga ma küsin sult sellist asja, et kas sa puutusid kokku, ma tean, et sa õppisid semiootikat, eks ole ka vahepeal, kas sa puutusid kokku sellise sõnaga nagu internaliseerimine? See tuleb Vygotski psühholoogiast ja see kirjeldab just seda osa õppimisest, mis toimub õpilase peas ja kuidas ta seda omandab, ütleme, et kui me võrdleme teadmist mingisuguse raamatupakiga, mille kuller toob keset tuba ja paneb selle maha, eks ole. Aga inimene peab siis need raamatud või need teadmise tükid kuidagi laduma riiulisse enda kodus ja panema mingisse süsteemi, eks ole. Et sellest sõltub hästi palju, kas see pedagoogi
antud teadmine jookseb maha nagu hane selga vesi, eks ole. Või siis kui mängus on näiteks emotsioon ja noh, mis seob inimese selle konkreetse informatsiooniga, mida ta saab, siis on palju tõenäolisem, et teadmine läheb riiulisse õigesse kohta ja inimene saab seda tulevikus siis mälust kätte. No, mina juba sean küsimuse alla, et ei ole kindel, mis seal pakis on, mida see kuller toob. Eks ma arvan, see ei ole ühene see, mis see info on. Ja see on see, kus see mäng algabki, et kui me nagu peame seda lineaarselt selgeks, et mina annan ja sina paned riiulisse, siis ma arvan, sel hetkel juba nagu on, et võib juhtuda see riiulisse panid hoopis teised asjad. Minu arust on nagu nii pedagoogilise didakti nagu nii-öelda temaatika ühtepidi, sest ma just meenutan praegu seda mõtet, kus mulle nagu sotsiaalpedagoogika õpingute käigus anti sellist õppeainet nagu pedagoogiline didakt, mis see on, kuidas see on. Ja siis, kui ma selle peale mõtlesin juba suvel, kui ma Eppu kutsusin siia saatesse rääkima, siis ma mõtlesin, et see on nagu nii pedagoogiline didakt, see temaatika juba oma olemusalt, et sellepärast me peaksime sellest nagu süvitsi rääkima ja just turunduse kontekstis, sest turundajad ühtepidi nagu, mis aga webinaris siin kuulajatele ka, et Epp tegi meil webinari meie saate lindistamise mõttes siis eile. Sa jätkad seda webinari tegemist ka, ma saan aru, nüüd pikalt on, et turundajad nagu juhivad, õpetavad, õpivad ja siis samal ajal nagu püüavad oma müüki ka suurendada, et mina näen nagu sellise interaktsioonina seal seda, et inimest sa turundusest tegelikult välja ei saa võtta just sellepärast, et vastasel juhul on lihtsalt nagu masinatega ja kellele siis see müük läheb, kellele läheb turundus siis see kommunikatsiooni osa. Sina küsida, mis mu see turunduse seos on? See on ka suke, ma ei tea, mis öelda selle peale. Et sa oled ju koolitaja tegelikult ja siis... No need on nimetused kõik, eks. Ongi see, et ma võiks sulle öelda 100 nime, mis ma olen. Aitad probleeme lahendada? No jaa, aga ma olen selles mõttes ju ka turundaja, et ma siiski olen ettevõtja, ma siiski pean kuidagi moodi turul olema, õpetajana, koolitajana, ma olen otsast lõpuni ainult turundaja, sest ma pean selle teema tegema ligipääsetavaks, kättesaadavaks. Kui ma lähen nii-öelda oma kõikide projektide käigus, et kui ma tean seda, et ma ei tea, olen korraldanud rahvusvahelisi noorteprojekte hästi kaua, et mul on tegelikult vaja sinna kohale saada, aga see ongi see, et on väga palju, tihtipeale ongi mingi tundlikud teemad, mida ma näiteks programmi ei pane, sellepärast, et ma tean, selle peale ei tuldaks kohale. Aga kui nad kohal on, siis ma saan neid tutvustada. Ehk seetõttu ma arvan, et nii-öelda juhina, mõjutajana, õpetajana, koolitajana, ma olen alati turundaja, sest tegelikult ma pean selle ju ära süstematiseerima, kuidagi moodi turvaliselt ligipääsetavaks tegema, nii-öelda mingi seose tekitama, eks, et ongi sama, et see nii-öelda, kui ma arvan, et mind ei huvita miski, et see on jälle see, et kus koha peal, et kus see huvi tekib, eks ole, mis on tihti peale ju see vestlus, et et huvi peab ikka endas olema. Ma ei saa huvituda milleski, mida ma ei tunne. Ja see on see, mida ma näen, et nii-öelda siis, ongi kõik need koolitaja ja õpetajad, pahad sõnad minu jaoks, eks. Inglise keeles on parem see educator, et mis iga või ma esinen või üks mida iganes, eks. Et siis kuidagi moodi mul on vaja ju see, ma tean tundlik, võõras, hirmutav teema, et ma pean kuidagi, see on minu asi teha see nii-öelda need konksud leida, kuidas see uks saaks lahti minna, et küsimus ei ole, et huvi tekiks, aga et üldsegi tekiks see võimalus vastu midagi võtta. Ja see on alati, ma arvan, see on mõnes mõttes minu see supervõime olnud, et kuidagi ma suudan väga keerulised ja hirmsad ja tundlikud ja ohtlikud teemad teha piisavalt kas siis nagu turvaliseks, aga ilma, et ma neid lihtsustaksin või naeruvääristaksin, vaid et nendele saab nii-öelda otsa vaadata. Ja see on see, mis mind on alati paelunud, et mind ei huvita, et sind ei huvita. Et mõnes mõttes anna mulle võimalus ja siis ma näitan sulle, kui huvitav see on. Ja siis sa võid šoki saada tappi. Mul on nii palju need, kes, ma ei tea, teed mingit poliitilist simulatsiooni ja siis seal keegi on alguses ütleb, poliitika mind ei huvita. Ja siis 1,5 tunni pärast nad kõik tahavad avalikku haldust õppima minna. See selgus, et nad ei teadnud, et see võib nii huvitav olla. See meenutab mulle, kuidas Steve Jobs ütles, et turundusuuringuid ei ole vaja, sest kliendid niikuinii ei tea, mida nad tahavad. Mõnes mõttes nagu see on Steve Jobsi üks mõte, mis minu jaoks on võib-olla olnud üks väga tähtis abiline, sest minu jaoks oli alati samamoodi nagu see tunne, et ma teen asju, mida inimesed ei tea tahta.
ja seetõttu selline fookus nagu nii-öelda see fookus või samamoodi ma teen tihtipeale nagu formaate, mida ei osata tahta ja see on niisugune olnud minu jaoks turunduslikult keeruline, et kuidas siis täpselt seda siis nimetada, sildistada, et millisel kujul seda üldsegi saaks teha, et seda saaks tahta. Et kui ma ei tea, tellija teabki ainult selliseid formaate, ja mille peale ma kohe ütlen, et ei, no see on natuke igav või et siis ma juba ütlen nagu ei, eks ju. Ja seetõttu ma ütlen, kui ma seda Jobsi mõtet nagu lugesin, et ongi, et sul ei ole mõtet, et inimesed oskavad tahta teistsugust, aga mis on piisavalt samasugune. Et ma ei tea, temal oli hea näide, ongi see, et kui ma olen harjunud, et mul on taskus 12 laulu, mis plaadi peale mahub. Ja siis nüüd keegi teeb mul fookusgrupi intervju, et kuidas oleks, kui sul oleks 1200 laulu. Siis inimene tõenäoliselt vastaks, et ma ei tea, kas 1200, no ma ei tea, et võib-olla nagu 120 oleks okei, aga 1200 kindlasti ei ole vaja. Ja see on jälle see, et me nagu tegelikult ei saa tahta midagi, mis tundub utoopiline ja võõras. Ma hakkaksin ühest asjast kinni, mis sa ütlesid jutu käigus, et oli mingi noorte koolitus ja siis oli mingisugune väga tundlik teema, mida sa ei saanud välja kuulutada, et kas sa saad meile reeta selle saladuse, et mis see teema oli? Kõik mis asi olla, ma arvan, et see on mingi hästi konkreetne näide oli, see oli juba 20 aastat tagasi, suhete teemaline projekt, et kas ma saan panna sinna nii-öelda homoseksuaalsuse teemaprogrammi, et mida ma ei saanud tol hetkel panna ja ma arvan, et praegust ka veel ei saa panna, sest sul ongi, et kui sul on seal koos hästi erinevad riigid, mingite riikide osalejad võib-olla üldse ei osaleks, osad konkreetsed inimesed ei saaks sinna tulla, et see lihtsalt on nii-öelda selline nagu laetud sõna. Täpselt sama võiks olla mingi religiooni teema, mingid poliitilised teemad, ma ei tea, Euroopa Liit oli kunagi, ma arvan praegust enam Euroopa Liit ei ajaks nagu sellisel kujul, aga kui mina lihtsalt tegelesin sellega paarkümmend aastat tagasi, siis või isegi 10 aastat tagasi oli veel selline ikkagi, meil on ikkagi mingid sõjad olnud, eks ole, et iga teema võib tegelikult mingis kontekstis olla tundlik, ma ei tea, lähedki kuhugile ratsionaalsetele juhtidele järsku siis mingisugust meditatsiooni rääkima, et selles mõttes need või teine, sa lähed mingisugusele nii-öelda spirituaalsemale grupile, lähed järsku siis seal mingist ratsionaalsest, ma ei tea, majandusest rääkima. Et tegelikult meil kõigil on oma, eks ole, nii-öelda see tähendusruum, mis teemad on turvalised, mis teemad on lubatud minu maailmas, mis teemad nii-öelda ohustavad minu identiteeti, mis on nii-öelda keelatud, eks ju, et see on ka niisugune üks härra Bion, kes oli üks psühhoanalüütik, tema nimetus oli knowledge plus ja knowledge minus on üks päris tore kontseptsioon, et meil on nii-öelda keelatud teemad ja siis on nagu need lubatud teemad ja see ongi jälle see, ja see on see, mis mind on paelunud, et kuidas võtta nagu seda laetust maha, et siin ma ei tea, praktilisem näide ongi, et ma ei tea, niisugune hästi praktiline igapäevane näide, et need on nagu sellised laetud teemad olid, aga ma ei tea, räägid kellegagi tšau, mis teed, et näed, mul täna hommikul juhtus naljaks, mõtle, mu kass tegi sellist asja. Ja selle inimene ütleb selle peale, see inimene, et ei, ma olen koera inimene. Et just nagu see, et ma jagan, mis minu elus toimus, on kuidagi moodi seotud sinu mingisuguse identiteedilise määratlusega. Ma lihtsalt jagan sõbrana enda elus toimuvat. Või see, et sa nagu ütled kellelegi, et ma ei tea, käisin vormel 1 filmi vaatamas, ei mind see üldse ei huvita. Või ma ei tea, sõitsin autot mind ei huvita. Vaatas, ma ei tea, mu poeg mängib jalgpalli, jalgpall pole minu teema. Et need on sellised, ma siis nagu seal vestluses osaleda ei saa, sest ma juba nagu sulgen ära, sest see teema ei ole minu teema, mis tähendab, et ma ei saa isegi huvituda sinust, et see sinu osa maailmast on. Eks ju, ja see on jälle see, ma arvan, et on hästi otseselt seotud turundusega tegelikult, on nii-öelda see teema avatus teemale, et lõpuks on see ikkagi see nii-öelda teema avatus ja võimalikkus üldsegi ligi pääseda teemale. Kommunikatsioon nõuab ühiseid koode. No jah, see on lihtsalt, mulle tundub, et niisugused laused lihtsalt ei aita, et need ei vii mitte kuhugi, sest ma arvan, et see ühine kood on meil algab juba sellest, et me oleme inimesed, et me räägime mingit ühist keelt, aga ta läheb nagu nii-öelda, minuks on see tore sõna on eesti keeles, on subtiilsus, et mida see ühine kood on nagu palju keerulisem, nagu see kihilisus on nii palju, et meil võib eesti keel olla, me võime isegi samast valdkonnast olla, aga juba tulebki see mingisugused taustad sisse, et mina jalgpalli vihkan ja koera inimene olen, eks ju, siis tegelikult juba see võib takistada mingi teema osas selle ühise koodi olemasolu. Et seetõttu see nii-öelda et mis see kood tähendab, see ühine kood on nii palju huvitavam teema minu meelest, kui see lihtsalt see lause, et me lihtsalt nagu tehniliselt me vajame mingit
ühist koodi. Täpselt nagu minu jaoks alguses ma ütlesin, minu jaoks ühine kood võib olla see, et teadmatu. Et ma ei tea, mida sa küsid ja see on see ühine kood. Nii et siis lihtsalt selline abstraktne üleüldine avatus võib olla see ühine kood. Et mõlemad inimesed ongi avatud. Ma näen nagu, et see võib ka nullmärk olla selles mõttes, et nagu tühjus kui selline, nagu sellest saab nagu midagi, mida me algul mõtleme, et oi, sellest pole ju midagi. Paus vahel, lähme oma kõnega või mõttega edasi, aga tegelikult see paus ise võib olla väga suure tähendusega, nagu näiteks Arvo Pärdi muusika põhineb peaaegu et vaikusel ja sellega mängimisel. Et siis vähem mina saan niimoodi aru, et see nullmärk on ülioluline, et kuidas me seda mõistame ja kuidas me seda nagu rakendame meie enda arusaamal. Väga huvitav. Ma lihtsalt ma ei ütle kuidagi moodi, kas nii või naa, lihtsalt mulle tundub, et kui ma peaks mõtlema, et mis see oluline on, no ühesõnaga et ma siin arendasin oma magistritöö raames ka välja nii-öelda sellise, et mis see inimese suhtlusdünaamika üldsegi on, et kuna ma arvan sellest, nagu see sisemine suhtlusdünaamika, sellest sõltub, kas ma saan kohtuda. Ja see märksõna on kohtumine tegelikult ja see kohtumise võimalikkus, aga kuna kohtumine toimub ja siis ma annan mis tähendab ongi see, et ma kuidagi näen ju mingeid, toimub kohtumine, mis tähendab juba ma loen mingeid märke, millele ma annan juba tähendust ja millest ma juba järeldan midagi ja kus ma juba nii-öelda ammutan infot, eks ju, nii-öelda tulevikuplaanidest pluss siis mineviku mälestustest ja kuidas see kogu see ports saab tegelikult mingisuguste sekunditega kuidagi moodi mingi, et kuidas ma ei ole sind kunagi näinud, aga siis sa, ma ei tea, midagi teed, siis sa meenutad mulle kedagi ja siis ühest hetkest ma olen juba ära otsustanud, mis asi sa oled, eks ole. Ja kas sa oled usaldusväärne, kas sa ei ole usaldusväärne, kas ma pean olema kuidagi moodi nagu tugevam, lähen igaks juhuks peitu, mul on juba see keha, kõik strateegiad on välja mõeldud, kuidas sinuga hakkama saada. Ja siis sellest sõltub, kas ma saan üldsegi jõuda nagu sellesse avatusse, et ma saaksin sinuga kohtuda sinna maale välja, kas meil on tere turvaline öelda. Ehk väga sageli arvatakse, et minu meelest suhtlemine algab nii-öelda tere hetkest. Mina arvan, et see, mis on tere ütlemiseni toimunud meie peas, on terve maailm. Selle hetkel, kui ma siia majja sisse astun, kuhu ma kujutasin ette, et ma tulen, no mis iganes asi see on, mis siin toas toimub, nagu nali oli, et ma istun T2 vahel, ma siit põgeneda ei saa. Eks ju, aga ma igaks juhuks vaatasin, plagude vahelt saab siit ära joosta ajadusel. Ei, sealt ei saa ka. Sealt ka ei saa, on ka laud ette pandud, aga et põhimõtteliselt sa astud sisse ja kuidagi moodi on toimunud mingi kaardistamine. Juba on mingid otsused, juba on mingisugused, ja sa saad aru, et see on nagu väga huvitav, kuna lihtsalt ma võib-olla nagu tegelen sellega, teadvustan, siis ma vahel nagu teen seda nagu tagurpidi inseneeriat, et seda nagu nii-öelda tuletada, mida ma siis nägin järsku. Või mida sa ei näinud või mis moodi see, ja see on see, mis tekitab mus nagu seda empaatiat, et mis tegelikult kohtumistes toimub. Ja see tõttu, kui nagu öeldakse, et see ühine kood või on see sama, see usult hea metafoor, et mina nüüd tõin sulle midagi, siis see, mida ma sulle tõin, võib-olla sa said minult juba hoopis midagi muud. Lihtsalt sellepärast, et sulle ei meeldi mu kleidi värv. See oli juba ära otsustanud mõttetu tüüp, maitsetu. Ja ma võin sulle tuua kulda, karda, pärleid, ma ei tea, mida iganes, aga kuna nii mõttetult inimesed ei võeta asju vastu lihtsalt, eks ju, sest ma olen ka, ma ei tea, ei ole kassiinimene, koerainimene, jalgpalliinimene, siis juba on uks tegelikult põhimõtteliselt kinni. Nii et kas analoogina võiks kasutada näiteks seda, et miks ma parmuga ei suhtle, seepärast, et ma juba kujutan ette, et selline inimene on parm. Jah. Või samamoodi kui esmaabikoolitusel õpetatakse samamoodi, et kui inimene ikkagi nagu on pikali põõsas, siis tegelikult ta ei ole automaatselt parm. Tegelikult ta võis ikkagi südamerabandusega saada. Ja seetõttu nagu nii-öelda südamerabanduse saanud inimene siis parm ja võib-olla nagu, et nad näevad täpselt ühesugused välja. Ma sellepärast küsingi, et see nagu piir on nagu, ei olegi kuskil. Ja ta selles mõttes on võib-olla oluline teema minuks, et ma tean, et see on jälle see minuks on nagu nii-öelda võib-olla nagu minu töö üks selline märksõna või kirjeldus tihtipeale, et aidata sellesse protsessilisse mitmetähenduslikku mõtlemisse on see, et 0 ja 100 vahel on 99 numbrit veel. Eks, mis on jälle see 0-1 maailm, et ei ole olemas 0 ja 100, et tegelikult on nagu numbreid on veel. Ja et kuigi meie nagu see loomulik tahe ja see on jälle see, et see õigustus, et aga inimene ongi selline, et ta tahab kohe lihtsustada. Ja see ongi jälle, ma ütlen seda, aga inimesel mingil põhjusel on ka abstraktne mõtlemine,
mõtlemine, ta suudab mingil põhjusel ka automaatselt nagu palju rohkem mõelda. Ja seetõttu ma arvan, me inimestena oleme kogu aeg selles kahepidises nagu ruumis, kus me tahame lihtsustada oma mõtlemist ja samas me tahame avardada oma mõtlemist. Ja minu meelest ja see on see, millest on vaja kogu aeg, nagu mida ongi vaja korrigeerida, mis ma arvan, et on nii-öelda see coachinguline lähenemine minu meelest nagu aitab kõige paremini. Et kuigi ühelt poolt mul on vaja teha nagu selleks, et ma tegutseda saaksin, on mul vaja hetkelist selgust selleks, et teha järgmist sammu. Aga samas on mul vaja kogu aeg nii-öelda semiootiliselt jätta endale valikuid rohkem. Et selleks, et ma saaksin neid järgmisi samme piisavalt targalt asjade vahel valida, mitte ma ei oleks sellest nagu nii-öelda vaos. Ja see, mis juhtub lihtsalt, on, et lähevad sassi. Ehk inimesed on nii-öelda hanguvad hetkes, aga kujutavad ette, et on olemas ainuõige tulevik. Nad eksivad endas ära, aga tegelikult on vaja need nagu, et on nii-öelda taktikaliselt on üks samm, mis ei ole ainuõige samm, vaid see on praeguse hetke parim samm. Aga tegelikult järgmine samm on juba uus valik. Ja siis, kui sa annad nagu, võtad selle pingi, see on tegelikult õppimises täpselt sama, see ongi minu jaoks, see ongi õppimise võimaldamine, et mul on vaja praeguse hetkega saada hakkama selleks, et ma saaks minna järgmisse hetke, aga järgmine hetk ja see on nagu, ma arvan, et see nagu hea õpetamine kogu aeg jätab nagu seda tähendusruumi suuremaks. Tänu sellele mul on valikuid palju ja see on haridus. Et mul tegelikult on seda elukogemust, mis tähendab, mul on millestki valida, mul on seda ressurssi ja mul on luba. See on see affordance. Ehk mul tegelikult on antud luba, et ma tohin riskida valida. Ehk ma teen praeguse seisukohast õige otsuse, lihtsalt selle hetke seisukohast, mis ma saan teha ja siis ma teen järgmise otsuse. Aga tegelikult see on see, mida mina olen nagu jõudnud, et on nagu et see elamine on diskreetne matemaatika selles osas, et me nagu järgmine samm on 0 ja 1. Et kas ma teen või ei tee. Sa räägid siis praegu õpilase seisukohast? Ei, vaata, ma ei räägi õppimist, ma ei räägi õpilasest ja ma ei räägi formaalõpilasest. Sest tegelikult õpetaja on ka õpilane. Ja üldse laias tähenduses. Laias tähenduses õppija ehk nagu elaja, elamises osaleja. Ükskõik, mis rollis ta siis parasjagu, eks ole, on. Et seetõttu nii-öelda see valikute hulk ja otsustamisjulgus on mulle tundub nagu, aga otsustamisluba ka. Et see on jälle see, et kui ma kardan vigu teha, siis ma just nagu ei tohi otsustada, sest mul on oht teha vale otsust. Ja see on see, kus see takistus kogu aeg, eks ole, tuleb. Eksperdiks saab nii, et eksid hästi palju ja siis lõpuks oled ekspert. Läbi eksimise õpid. Kuigi sellel on nagu kaheti seisukohad, seepärast, et ma näen näiteks seda, et ma võin analoogi tuua näiteks sellega, et kui ma ei õpi hästi, oletame formaalselt ülikoolis, siis mind visatakse välja. Või kui ma teen oma, ma ei tea, bakatöö, magistritöö või doktoritöö ära, siis ma lõpetan ära ja mind ei visata välja, või ma lõpetan ametlikult mingi dokumendiga nii-öelda. Aga kui ma kuidagi venitan seda kummi nagu, et ma tahaks ära lõpetada, aga ma ei oska seda lõpetada ja ma hakkan nüüd harjutama selleks, et kuidas lõpetada, siis juhtub see olukord, et ma nagu katsetan, kukun läbi, aga need piirid tulevad nagu mingis nagu ajas ette või siis mingis inimeste läbi nagu nii-öelda formaalselt ette, mis ei võimalda mul näiteks lõpetada, seepärast, et mind visatakse välja mingitel põhjustel. See ongi, et see päris elus see eksimise lubamine on, et see on hästi tore lause, mis tegelikult päris elus nagu vähemalt meie kultuuris ei toimi. Kui sa ikkagi eksid, siis lastakse lahti, et tegelikult on vaja eksimise toetamise, see ongi see, mis on jälle see või hinnete panemine. Hinded ei ole paha asi. Küsimus on see, et mida nagu see annab. Ja see on jälle see sama asi, et mida ma tegelikult annan, kui ma hinde annan. Ehk mis on see, millest sellest see õppija järeldab. Ja seal on tihtipeale on see, et ta järeldab kuidagi moodi oma enese väärsustunnet. Kas ma olen piisav ja siis tegelikult see, kas ma oma ressurssi annan, oma mõtteid annan, sõltub sellest, kas ma arvan, et ma olen piisavalt väärtuslik, kas mul üldse on midagi lisada. Eks? Et seetõttu see nii-öelda see eksimise lubamine on tihtipeale, ma arvan, päris elus on see illusioon. No kultuur tegelikult loobki vahet nende situatsioonide vahel, mis on nagu õppimissituatsioonid, eks ole. Ja samas teiselt poolt bussijuhil, piloodil, notaril või kohtunikul või kirurgil me üldse ei taha lasta eksida, eks ole. Aga seda juttu räägib ainult inimene, kes ei ole üks neist. Reaalsus on see, et nad on ikkagi inimesed, seal on täpselt samamoodi on viga, nad täpselt samamoodi korrigeerivad, nad täpselt samamoodi reageerivad ja see on ainult nagu see illusioon, et on olemas
olemas mingisugused veatud kohad, siis nendes ongi, see on põhjus, et näiteks ma ei tea, selline väga tore huvitav info, mis ma olen lugenud, et näiteks lennukite, et ühesõnaga, et miks on 2 pilooti seal, ongi täpselt selle jaoks, et nad on siiski inimesed ja seal on ka masinad ja see on jälle see koht, kus masin reageerib esimesena, kus reageerib inimene. Ja siis on nii-öelda statistiliselt on, et kui on õnnetused juhtud, mis on siis inimtekkelised, siis väga sageli, ja see on see, mis ma olen lugenud nii-öelda, et statistiliselt need õnnetused juhtuvad päriselt siis, kui roolis on kapten. Mitte siis, kui esimene piloot. Ja mis see nagu seos luuakse, on see, et kui kapten on nii-öelda esimese piloodi koha peal, siis nad vestlevad. Sest tegelikult nii-öelda, kui kapten nii-öelda esimene piloot märkab, siis nad on võrdsemal positsioonil. Siis kui kapten on roolis, ta ei pea kuulama esimest pilooti. Mis tähendab, et seal on taaskord jälle see nii-öelda positsiooni vahe, et millisel kujul, mida selle kulleri toodud infoga taaskord nii-öelda tehakse ja mis need järgmised sammud on, kus see nii-öelda positsioon juba mõjutab, millisel kujul me omavahel suhtleme. Et seetõttu nagu kõikide nendes ametites eksitakse. Mul on üks konkreetne ja hea küsimus coachingu kohta. Kui sa võrdled nüüd grupi coachimist ja siis üks ühele mingi konkreetse inimese, siis aitamist nii-öelda, et kas üks ühele on palju tõhusam tegelikult või ei ole? Minu jaoks ei ole nagu need, mina arvan, et absoluutselt ei ole olemas formaatide hierarhiat. Ma ei saa öelda, näiteks on inimesi, kelle puhul kindlasti mitte. See hästi juhitud grupi efekt võimendab tohutult. Ja siis samas on jällegi see ühesõnaga mulle tundub seda, et need on kombos vaja. Et tegelikult tihti peale või samamoodi on osad inimesed, kelle jaoks on olnud nagu grupis olemine keeruline, nendel ei ole head kogemus grupis olemisega, ehk need ei ole juhendatud hästi või need ongi selles mõttes, ma ei tea, mõtlevad aeglaselt, mõtlevad keeruliselt, mõtlevad kuidagi sümboliliselt, mis tähendab, nendel ei ole nagu seda enese väljendamise ruumi klassikaliselt rühmas. Siis tihti peale nemad nendega on parem alustada individuaalis, et nad saavad, kuna mul on see võime kuidagi moodi juhendada, vahet pole kas individuaalis või grupis, siis seda väga erinevat ruumi, et nad saavad üldsegi sellise lubatud enda moodi eneseväljendamise kogemuse ja selle turvatunde ja seejärel nad saavad sama kogemuse grupis. Ja osade inimestega on nii-öelda seal grupis, nad saavad nagu sellise mingi julguse üldsegi, et ma võin olla ja siis nad kasvavad individuaaltöösse, kus nad hakkavad minema ja seetõttu öelda, et kas individuaal on sügavam kui grupp, ma ei saa taaskord öelda, sest väga sageli saab grupis teha palju rohkem asju, mida individuaalis ei saa, sest individuaalis läheb aeglasemalt ja siis vahel on mõne inimesega jõuad üksi hästi sügavale ja siis teise inimesega sa jõua üksi mitte kuhugi, sest nad lihtsalt ei saa, nad kardavad nii palju tegelikult. Ja see kõik nagu on alles, neid kihte on nii palju ja tegelikult nende samade inimestega grupi kontekstis, kus ei ole seda individuaalsurvet, saab minna hästi palju kiiremini. Ja seetõttu minu jaoks on ikkagi see selline mina nimetan see oma rütmi avastamine, et ja miks pärast, kuna ma ei ole performance coach, ma ei ole üldse klassikaline coach selles mõttes, et lihtsalt see coachiv viis, et ma nagu aitan sind valikute nägemiseni, et sul hakkaks nii-öelda see, kui sul on mingisugune segadus, et ma aitan olukordi lugeda, et sa üldsegi nagu loeksid seda probleemi või segadust või unistust kuidagi moodi nagu paremini, mitmekesisemalt ja tänu sellele nagu vallandub see võime, mis valikud on ja siis tänu sellele vallandub su võime otsustama hakata. Ja see on see, mis see minu protsess, mida ma räägin selle, mis mina nimetan sellest coachivaks lähenemiseks. Et ja vahel piisab selleks, et sa lihtsalt lubad inimesel rääkida. Kas bränd kui selline, kui me läheme nagu turundusteemale täpselt üle, et kas bränd on siis inimese autonoomiat või inimeseks olemist aitav või ta tegelikult võtab inimesest midagi ära ja ütleb, et vot sina peaksid olema selline või sina peaksid midagi sellist, sest me räägime nagu ka, et brändi mõiste on väga lai, et me võime rääkida persooni brändist, näiteks turundusvaatenurgast või siis firma või organisatsiooni brändist ja siis persooni bränd on nagu selline huvitav nähtus, et inimesest endast saab nagu see produkt või toode või see, mida sa teed, et
kuidas sina näed brändi suhestumist, kas sa võtab midagi ära või anna hoopis juurde? Oi, kui huvitav teema, ma ei tea, miks ma sellest pole enne rääkinud või kirjutanud või see on minu jaoks väga huvitav teema on see. No ma arvan, et nii-öelda kusagilt maalt läheks nagu nimetamise alla, eks ju, mis on ka semiootiliselt. No kuna mina olen bränd, ma olen logo. Minu logo on minu nimi. Mis on olnud nagu huvitav teekond, et kui ma jagangi seda, et nii-öelda see enda pealt, et mul tegelikult ongi noorte võimestamise MTÜ Hea Test, mis on juba 20 aastat, siis ma tunnistama, et nagu nii-öelda, et mul on vaja olla persoonibränd, mul on hästi keeruline olla korporatiivbränd. Ma võin olla korporatiivbränd tingimusel, et ma olen ikkagi Epp Adler. On mul nagu need peavad omavahel kokku minema. Ja Hea Testiga kuidagi ma tegin projekte, mis oli ka tegelikult kurnas mind ära, sest see kuidagi ma olin ikkagi seal just nagu mingisugune mutter, kuigi ma olin ju ise see disainer ja looja. Ja siis, kui ma tegelikult hakkasin kogu oma seda koolituse ja coachingu ja seda asja ajama, siis ma tegelikult olin ikkagi nii-öelda firma nime bränd. Ja mul võttis, ma arvan, mingi 5 või 6 aastat aega, et saada aru, et seal on tohutu käär, et ma ei suuda kokku panna nii-öelda siis seda Leelat ja Epp Adlerit, et ma ei saa aru, mis asi see on, et kas ma pean, keda ma nüüd brändin, et keda ma esindan, eks ju, ja seal oli mul tohutu brändi segadus ja lõpuks ma sain aru, et ma pean olema nagu otsast lõpuni Epp Adler, mis on siis omakorda kasvamine, et kuidas siis olla nii-öelda bränd ja nimi, aga inimene. Et niimoodi, et sa ei läheks peast selleks brändiks, eks ju. Et mina kindlasti ei ole peast nii-öelda siis see logo, kes niimoodi ringi jalutab. Ja vahepeal teen saate kuulajale reklaami. eppadler.com on siis sinu koduleht. Et aga see bränd on väga äge, see, kuidas sa küsisid praegu. Et kas ta, ja ma arvan, et õige vastus on mõlemat. Mõlemat? Kindlasti ma arvan, ta annab ja võtab ära. Täpselt, ma arvan, ta läheb täpselt sama teema, nagu ma enne ütlesin, et meil on vaja kogu aeg nagu kahandada valikuid ja suurendada valikuid samal ajal. Ja see on see kriitiline mõtlemine minu jaoks on. Et see on sama asi, et see, et ma olen bränd Epp Adler, siis ma olen 1000 miljon asja veel. Ja ma pean kogu aeg hoidma seda 1000 miljon asja veel, eks ju. Ja see tõttu nii-öelda ja mõnes mõttes võiks öelda, kui ma lähen sellele nagu inimese võimestamise koha peale, et tegelikult ma mõnes mõttes võiks öelda, et kui ma aitan, esimene asi, eks ju, millega ma aitan, on tegelikult on vaja aidata inimestel tunda oma võimeid, oma tugevust. Et tegelikult me kasvame, me saame toimida ainult oma edu ja tugevuse pealt. Ja nii kaua, kuni ma olen minu bränd, see on jälle see, nii kaua, kui minu bränd on tugevused, siis ma saan teha. No küll ma saan hakkama, kuidagi muud tuleb välja. Ja kui ma saan aru, et mul on vaja oma tugevusi kasutada ainult piisavalt hästi ja et nagu supervõime ei tähenda seda, et te olete lollid, te ei oska seda ja ainult mina oskan seda kõige paremini, vaid me nagu lihtsalt need on nagu need abivahendid tänu millele ma toimin. Ja ma arvan, et enamus inimesed, minu kogemuses, nagu minu kliendid, minu koolitatavad on kogu see töö, mida ma pean tegema, on nagu aidata neil avastada oma supervõime, mis on meil nähtamatud, sest need on meil loomulikud. Ja teatavasti loomulikud asjad on tavalised ja tavalised asjad ei ole väärtuslikud. Ja see tõttu on vaja nendele nagu nii-öelda brändida nad väärtuseks. Ja see on nüüd see koht, kus see brändimine on hea sõna. Sest tegelikult, kui ma arvan, et no mis seal siis on, et ma ajan inimesed naerma. Et siis, kui ma olen ruumis, siis kuidagi on inimestel tore. Alati nii olnud mõttetu, mis tähendab, et see ei ole väärtusega brändi, nagu sellel ei ole nii-öelda seda väärtuslikkust taga, ehk tal on nagu vale silt. Ja see tõttu nii-öelda võiks öelda, et ma kogu aeg ainult sildistan neid asju, et ma annan nendele nii-öelda nagu tähtsuse või väärtuse või olulisuse ja sel hetkel ta muutub nende nagu selleks varaks, mida kasutada. Aga samamoodi on probleem see, kui me väga hästi, eks me Eestis hirmsasti kardame seda, et kui me kiidame liiga palju, seda lähed ülbeks, mis tähendab, et palju parem tähelepanu pöörata su puudustele, eks ju. Ja nüüd on jälle see brändimise probleem, et kui minu identiteet on kõik see, mida ma ei oska, et mitte mu bränd ei ole see, et ma oskan inglise keelt, vaid mu bränd on see, et ma ei oska hiina keelt. Teate, siin ma ei räägi inglise keelt ka, eks ole, sest ma teatavasti saan rääkida alles siis,
kui ma hiina keelt ka oskan, sest normaalne inimene, normaalne moodne inimene peaks hiina keelt oskama. Ja vaata, see on nüüd jälle see, et kui me räägime nagu ka sellest elu brändimisest või sellest normaalsuse brändimisest, väärtuse brändimisest, et ta selles mõttes on ja näiteks, kui ma räägin noortega, on, ma arvan, väga suur osa töös, või tegelikult täiskasvanutega sama, on see, kui me räägime piiravast uskumusest, siis on samamoodi, et maailm on liiga kitsaks bränditud. Et normaalne on siis tingimusel, et täpselt, et mis asi see haridus on. Normaalne inimene on ainult siis, kui sul on doktorikraad. Enne seda ei ole mõtet üldsegi olla, eks ju. Et siis mõnes mõttes võiks öelda, see uskumuste muutmine on ka tegelikult nagu brändi korrigeerimine. Et selles mõttes võiks öelda, et ma arvan, bränd nii-öelda tekitab ligipääsu. Lihtsalt on vaja kogu aeg olla kriitiline selle suhtes, et kas see bränd võimaldab. Et kas see bränd on nagu võimaldav või on ta takistav bränd. Et kas on see sama näide, eks ju, et kui minu bränd on nii tugevalt koera inimene, siis ma ei saa teie kassidest kuulata, mis tähendab, et ilmselgelt on see sulguv identiteet või sulguv nii-öelda enesemääratlus ja enesekirjeldus. Ja sellisel juhul on see ebaadekvaatne tegelikult, sest see on kunstlik. Aga kui sa näiteks mõtled nüüd selle saate peale siin turundusmärgid, me oleme sisused bränd, me areneme nagu ülikooli brändi alt nagu selliseks turundussemiootika vahendajaks või populariseerijaks, nagu me ise ennast peame, siis kuidas me peaksime endast mõtlema, et kui me tahame edasi areneda, et meil on ju omad mingid sellised piirangud ja siis meil on ka nagu lubatud teemad ja ühtepidi lubamatud teemad, aga me tahaksime ju olla tegelikult ju relevantsed oma kuulajatele, mitte ainult see, et ma tegelikult ei tohiks sellest rääkida, aga ma tahaks nii väga rääkida sellest, mis sa tahad nõud nüüd või? Jah, et kuidas sina näeksid seda, nagu, kui sina oleksid minu positsioonil või meie positsioonil, et kuidas sina nagu edasi arenemist nagu suunaksid? No ma viin selle tagasi selles mõttes nagu oma brändi, oma tegemise, sest on jälle see koht, et mina ütlen selle peale, tehke, kuidas tahate. Ja vähemalt minust tulenevalt, eks ju, et see, kuidas mina oma asju arenen, mina pean tegelema nii, et mina pean saama katsetada. Et minu see, mul ei ole, et ma ei loo lõppasju, mul on vaja kogu aeg proovida, katsetada, uusi asju nagu teha. Ja see on see, mis tähendab seda, et ma ei saa ennast ongi ja mõnes mõttes võiks öelda, et miks see nagu Epp Adleri bränd on mu jaoks nagu toetav, on see, et ma kannan seda kogu aeg ja ta ei ole mu jaoks nagu, ta on nagu piisavalt amorfne raam, et ta annab minuks kas või näiteks, et oma veebilehte, ma näen, et see on minu interface, on põhjus, miks ma seda ise teen, sest ma pean saama neid sõnu seal muuta 10 korda või 20 korda, kui ma tahan, ilma, et ma peaksin seda kellelegi õigustama, põhjendama, keegi solvuks, mida iganes seal juhtuks. Ja see on olnud selline õppimine, et saada aru, millise oma tegemise ökosüsteemi ma endale ehitan. Või samamoodi nagu teie kontekstis on, et see on selles mõttes väga, see on selles mõttes ju ma haakun, et minu teema samamoodi, et mul on ju kogu aeg, ma ei ole õige õpetaja, ma ei ole õige coach, ma ei ole üheski asjas, ma ei ole õige, sest ma kogu aeg ajan mingit oma asja, mul on kogu aeg mingi arvamus ja minu meelest nagu see tavaline ei tööta ja et selles mõttes, ma ei tea, hariduses räägitakse valesti, et kogu aeg nii-öelda minu vaates just nagu saab teistmoodi teha, eks ole. Ja siis ongi, et see on väga keeruline olnud, sest mis te arvate siis, et kas ma ei ole saanud, siis ma olen ju nipsakas ja targutaja ja mis asjad kõik, et kas sa maha ei rahune ja miks sa ei rahulda, nii oleks lihtsam ju väidetavalt, aga see ei ole minu moodi ja küsimus ei ole, minuks on jälle see, et ma ei ole kriitiline kriitiluse pärast, minuks ei ole kriitilisus, vaid lihtsalt mul on nagu mingit vaade, ma näen seal midagi ja küsimus ongi, kas see teine haavub sellest kohe või see lihtsalt ta näeb, et see on nagu teine mõte ja seetõttu ma arvan see, või samamoodi, kas ma tohin rääkida mingitest teemadest, neil väga hästi seda teemat, eks ju, et kas see on turvaline, mis teised arvavad, ma ei tea, ema solvub, mis iganes, eks ju. Meie kontekstis oleks kindlasti see, kas ülikool nagu oleks selle luba. Ja siis on nagu, mis tähendab, et see on nagu pidevalt, ja see, kuhu ma jõudnud olen, on tegelikult lõppkokkuvõttes tegelikult nagu 2 teemat, millega peab kogu aeg tegelema. On, teie puhul ma ütleks, on 3 teemat. Et üks asi on see, et minu jaoks on see, kui ma saan aru, et number 1 asi minu puhul, ma pean tegema oma asja nii, et mina tahaksin seda teha. Ja selle ees peab võitlema, sest nii kaua ma olen oma nagu ettevõtted teinud nagu piisavalt kaua sellisel moel, et mina tahan ära minna sealt.
ja ka seda enam, et kui ma olen täiesti nagu ainuisikuliselt oma ettevõtja omanik, ise looja ja kui ma järgin teiste nõuandeid, mis mulle ei sobi, siis lõpptulemuse pilt, ma tean, ma olen kunagi ühes mingis oma coaching'u sessioonis oli visualiseerimine, siis minu ettevõte oli ka mingi mul selline kriisisituatsioon ja siis mul see pilt tekkis ka see, et väga tore, tuba on rahvast täis, kõik on õnnelikud minuga kohtumiseks, ainult mina ei taha sinna tuppa minna või siis järgmine pilt on see, et ma olen rõdul ja tahan põgeneda, eks ju. Ja siis ma saan aru, et nagu midagi on valesti, et mu see lähtekoht on nagu enda eest hoolitseda seda formaati timmida kogu aeg niimoodi, et mina tahaksin seal olla. Ja sellepärast peab täiesti, ma arvan, nagu armutult lähtuma iseendast, et see, kui te nagu nii-öelda alles otsite formaati, alles teete oma asju, et siis tuleb kogu aeg, ma arvan, lähtuda iseendast, sest muidu ta muutub jube kiiresti nii-öelda ametniku tööks. Rääkimata halvasti ametnikuks, ta lihtsalt on asi, mida teha, aga see kire kaitsmine on minu meelest nagu üks tähtis teema ja siis otsida formaati kirele, et mis vormis see kirg üldse elama jääks. Ja nii-öelda ülikooli kontekst on see ilgelt keeruline. Ja ma arvan, selle eest tuleb nagu, ja selle tuleb vaeva näha. Ja ma arvan, selle eest peab olema, see kord, kui ma ülikooli läksin, ma tean, mida tähendab inspiratsiooni äraandmine, siis see kord mu ainus tingimus oli, et kui ma nüüd läksin uuesti magistrantuuri, et minu ainus ülesanne on kaitsta oma inspiratsiooni. Ehk mis viib teise teemani, on oma jõu, nagu nii-öelda olla kriitiline selle suhtus, kellele sa jõu annad. Et kui sa annad jõu mingisugustele arvad ülikooli juhile või kellelegi tegelastele, siis oled sa ikka kindel, et nad seda ütlesid tegelikult. Et võib-olla ma olen tubli lapsena, tubli tüdruku või tubli poisina, arvan, et ma tahan neile meeldida vales kohas. Või samamoodi ma kujutan ette, et on mingisugused tingimused või reeglid, asjad, millest ei tohiks rääkida. Äkki neid ei ole. Ja see on ka, ma arvan, natuke selline Steve Jobsi mõtlemine, et väga sageli on ikkagi parem andestada, nagu paluda vabandust, kui luba küsida. Et selleks, et uusi asju saaks teha, on vahepeal vaja teha ja loota, et läheb hästi. Ja kui ei lähe hästi, siis palume vabandust. Aga et mitte jätta tegemata. Ja siis loomulikult meie kõigi raames on nagu see, et ja tuleb ikkagi nii-öelda need raamid on ees, eks ole, et kui te teetegi nagu nii-öelda mingisuguse asutuse raames, mina oma asjade raames, et ma pean lihtsalt oma seda nagu mõõtkava teadma, eks, et mis need mingisugused baasreeglid on või mingisugused baasasjad ja siis minu meelest nagu nii-öelda on vaja nendega, see on nagu mingi lõputöö kirjutamine. Kõige esimesena vii kurssi, mis see baas nagu nõudmine on, template'i oma fail ära, nii et sa ei teeks seal vigu. Ja kui sa seal vigu teed, siis sa lihtsalt ei oska instruktsioone lugeda. Et tegelikult nagu igal pool toimides on sul mingisugune baasjuhend olemas, aga ära loe neid juhendeid üle. Et ära kujuta ette, et seal midagi on või ära kujuta ette, et sul ette kirjutatakse või ära küsi liiga palju luba, eriti kui sa oled nagu, ongi, et kui 8 saade teil, siis võiks öelda, et oled alles algajad. Te alles katsetad, mina nimetan kogu aeg, minu firma on kogu aeg, ma arvan, minu tegevus on beetas. Et kogu aeg on üks suur beeta, midagi ei ole mitte kunagi valmis. Ma hetkel koristan oma veebi, just siin hetkel nüüd 2017. aasta blogi postitusi, koristan nende SEO-d koristan. Siis ma lihtsalt ei osanud tol hetkel. Et ja nüüd ma avastan mingi tohutut, ma vaatan isse, kui toredad asju ma kirjutan seal, siis ma ei tea, 8 aastat tagasi olen. Et nüüd ma saan täiesti kasutada neid praegust, aga ma ei teadnud, et need on. Ja tänu sellele see arhiivi nagu, tol hetkel ma kogu aeg katsetasin, ma kogu aeg proovisin, et nagu anda kogu aeg hoolitseda selle eest, et ma julgeksin proovida, et ma oleksin selles mõttes peast algaja piisavalt ja saaks aru, et ma ei pea veel olema väga hästi tegema. Ja ma arvan, teie kontekst ka, kui te sellist hästi ette, ma ei tea, julgega olla tudengid ülikooli kontekstis, võiks nagu palju rohkem julgeda olla tudeng ja tudeng ei pea tegema nagu aeg-ajalt üle silla kaare käia. No lihtsalt ongi, kui teha, et nagu, et see, mis see tudengi mõte ongi, et ma alles ju avastan või mul on teised mõtted, et nii-öelda mitte teeselda seda halba täiskasvanu olemist. Et, ja see on minu meelest nagu nii-öelda, et mitte ratsutada mingisugusesse staatilisse täiskasvanuks saamisesse, vaid kuidagi julgeda olla otsija ja eriti kui te teete nagu turundussemiotikat või üldse semiootika valdkonnas, siis minu meelest see on see, mis ma näen, mis see semiootika nagu valdkonna nõrkus on ikkagi see sama nagu, see mingi ühtse definitsiooni otsimine, et see semiootika võimaldabki seda nagu tähenduse paljusust. Ja minu meelest nagu see on nagu see, mis see võlu on või mis see mõte sellel kõigel, eks ole, on, et ja siis sellepärast mina ütlen sellepärast nagu hoidke oma, nagu hoolitseks selle eest, et ta nagu liiga palju jõudu valedele asjadele ei andaks. Ja nagu tehke siis oma kirge, et kogu aeg otsi seda, mis mind nagu käima paneb, et järgneda sellele, mitte teha nii, nagu tehakse.
Kusjuures see on ülihea täpsustus sellele, millega ma alustasin oma ilusat turundusmärkide loengusarja või nagu omal ajal õppeainet oligi see, et õppeaine oli minu jaoks nagu üks suur katsetus, mis lõppes sellega, et ma ei teadnud, mida ma teen nagu väga täpselt, kuigi ülikool seadis väga täpsed raamid, et kuidas ja mida sa pead õpetama ja mis mõttes sa üldse hinnata saad, vaata. Kuigi see lõpuks viis selleni mind nagu isiklikult, et ma sain aru, et okei, õpetamine on jumala lahe, aga ma päriselt tahaks seda sellises formaadis teha tegelikkuses, sest see ei anna nagu seda väärtusloomet edasi, mida õppekava võimaldab mul hinnata. Sest õppekavas, semiootika õppekaval saad sa hinnata ainult neid aspekte, mis on formaalselt nagu mõõdetavad nii-öelda. On sul ise põnevuseks vahepeal öelda, et ma katkestasin su aine. Ei, siis mul oli, ma ei saanudki hakkama selle, see oli liiga formaalne. Ja mul ise ennast hakkas see takistama. Aga väga tore, et see... Et ma tegelikult sain sellest aru ja kui see huvitav on see, et tudengid, kes lõpetasid, nad ütlesid seda, et mõningad asjad oleksid võinud olla kohustuslikud ja mõningad asjad võiksid olla nagu sellised nagu lambiselt nagu mitteformaalsed asjad, kuidagi nagu sulanduvalt sinna nagu õppeainesse sisse, et nad saaksid aru sellest, et miks seda tegelikult on vaja. Ja siis mul tuligi mõte, et oota, ma tahaks tegelikult seda asja ju jätkata. Ja sellest kogu asjast sündiski nagu see podcast-indus veel välja, et see annab sellise nagu raami, aga teistpidi see raam on siis vabam. Vot, ja see on nagu usalt ja näide praegu ongi, et mina osalesin selles aines, mul oli hästi nagu keeruline kevad oli see ja siis see oli nii totakas ja siis ma sain, ma arvan, esimesele kodutööle sain sellise tagasiside, mis mind kuidagi moodi ei toetanud ja siis ma otsustasin, et sellest ainest ma loobus, oli mu ainus mitte arvestatud siis kogu oma õpingute käigus ja siis ja see on nüüd see, mis on nagu täpselt, kui me räägime siis nendest kulleri tööst. Et kui mina ei võta, ongi samamoodi, et me ei saa tihtipeal, me ei tea seda, et ma usalt lihtne oleks otsustada mingi loll õppejõud, tüüpiline, eks ju. Ja reaalsus on see, et seal taga ongi keegi, kes teeb tealt esimest korda. Ta tegelikult katsetab esimest korda, mis tähendab, kui ma esimest korda teen, siis ma peangi selle tegema nagu jäigemaks. Ma pean ju jätma endast mulje, et ma olen kuidagi moodi adekvaatne inimene, eks ole. Ja see on see, kuidas kasvamine käib lihtsalt. Ja see on nüüd jälle see, et kui me nagu ei saa, ja täpselt ju kui me saame nüüd siin esimest korda nagu mõnes mõttes rääkida sellest, siis saadki aru, et mõlemad on olnud nagu oma protsessis tegelikult, eks ju, ja see ongi, et sel hetkel need protsessid ei kohtunud hästi, aga taaskord jälle täpselt see, et kui ma enam-vähem klatšin seal kellegi mõtle kui nõme, reaalsus ongi see, et eks ju, aga sa teadsid ise ka, et on nagu halvasti, aga sel hetkel ma ei saa midagi enam teha, sest sel hetkel see on lihtsalt see üks kord, kus tulebki nagu see on, mina nimetan seda, et see on see koolituskulu, et ma nagu, et oma õppeprotsesseks, aga see ei tähenda seda, et üks nendest osapooltest oli nagu loll lõpuks, sest tegelikult lihtsalt mõlemad tajusid kuidagi ja see on see, mis ma oma töös olen nii palju kogenud näiteks inimestega, et ma ei tea, mul on mingid noored kusagil, ma ei tea, osalevad laagris, ma saan aru, et issand, kui tüütu, et mitte, rohkem ma teda järgmine aasta enam ei võta. Aga ei ole ka mingi selline teema, et ma nagu seda tagasisidet annaksin. Ma üha rohkem arvan, et tagasisidet ei ole vaja kanda. Ja see on sama tüüp, kes siis kirjutab mulle järgmine aasta kandideerides, et kuidas ta siis 3 kuud pärast laagrit tekkis ta üks hommik ärkas üles, ta sai aru, kui nõme ta oli olnud. Ja seda aru, ta on ise reflekteerinud, saanud aru täpselt, mis juhtus, ta on tohutult mõelnud, siis ma loen ja see tuleb uuesti ja see tuleb, on kõige ägedam osaleja, kes mul olla saab. Aga kui ma oleks ta lihtsalt hukka mõistnud, siis mitte mingit kasvamist ei ole saaks toimuda, sest tegelikult ta ise märkas järsku seda, et seal midagi oli ja see oli tema kasvamine, mitte see, et kas ta on hea, kas ma annan talle hinde või mitte, eks ju, et ja see on jälle see, et kuidas nagu, ja see on, ma arvan, mis sina ütlesid just see nii-öelda see vigade tegemine, see vea tegemise luba ja vea tegemise talumine on tegelikult nagu nii keeruline protsess, nagu mitmepoolselt, eks ju, et ma arvan, et see ongi, mis on profioskus ja mina arvan, et see on see, mis on see tegelik enesemeisterlikkuse oskus, et kuidas ma vaatamata kogemustele kogu aeg jätkan elamist. Teades, et ma ikka võin koperdada, ikka võin haiget saada, ikka võin eksida, kuigi olen juba bränd ja proff ja kogenud ja mida iganes. Et kuidas mitte ennast nii-öelda mitte sinna sellesse staatikasse kinni panna, ära parkida, et ongi, ma ei tea, otsustada, et me oleme nüüd teinud nii palju episoode, et nüüd me hakkame asjalikke asju tegema. Ma tean, mismoodi mina oma nagu tööga oli mingil hetkel, ma ei tea, ma mäletasin, et ma kogu aeg, ma ei tea, ma tegin kõike. Ma ei tea, ma reisisin palju, kogu aeg oli töö tehtud, kogu aeg oli juba, ma ei tea, ma kuidagi suutsin, mul mingi suhes, ma suutsin iga päev tundide viisi lobiseda. Ja ma mäletan, kuidas ma päeva pealt otsustasin, et ei normaalne inimene töötab teistmoodi.
siis ma lihtsalt keerasin kõik kraanid kinni. Elu läks igavaks, mulle tundub, töö ka enam ei töötanud, midagi ei saanud enam teha ja see just nagu ise annad selle oma nagu elujõu ära ja mulle tundub, et see oma elujõu kaitsmine on nagu, mina arvan, et ja praeguses maailmas, mis on, olemegi muutuses, ongi keeruline, läheb kogu aeg, uskuge mind, läheb keerulisemaks mitu aastat veel, et ma arvan, et see oma elujõu, elutahte ja jõu eest hoolt kandmine, inspiratsiooni eest hoolt kandmine on nagu number 1 oskus ja see on 100% enda vastutus, sest elu hea meelega imeb. Et sa ei lase oma tähelepanu hajutada. Kuidagi, et sa hoiaksid ennast nagu sellel elu nagu teel, ja? Et mitte, hästi lihtne on ohvriks muutuda. Nii lihtne on ohvriks muutuda, nii lihtne on nagu ära parkida, et kuidagi uskuda, et on olemas mingi õige viis või et keegi teine otsustab minu üle või et nagu nõrgaks muutuda, et ma arvan, et ei ole lihtsamat asja, kui muutuda nii-öelda selliseks staatiliseks ohvriks. Aga ennast elus hoidmine on nagu palju, ma arvan, et elus olemine on palju lihtsam, kuigi ta on just nagu tundub keerulisem, ta on riskantsem. Aga kuna ta on nii palju orgaanilisem, see on see, kus ta biosemiotika minu jaoks nagu mängu, on see, et elu tahab elada. Elu tahab alati olema mitmekesine, elu loob alati nii-öelda suhteid, seoseid rohkem ja rohkem ja rohkem, mitte kui vähkkasvaja. Eks ju, mitte see, et ta ei unusta ära suremist. Et see on ka jälle see, et me kogu aeg tegelikult peame nagu, no nii-öelda, kui me räägime elus, meil on ju palju surmasid, meil on nagu nii-öelda need peatüki lõppe palju. Et selleks, et me uueneda kogu aeg saaksime või samamoodi kehas, ma ei tea, et öeldakse erinevatel andmetel, mõni ütleb, et on 2 aastat, mõni ütleb 7 aastat, kus meil kogu see raku hulk, eks ju, vahetub. Aga et tegelikult me kogu aeg ringleme, kogu aeg liigume, kogu aeg loome uusi suhteid. Aga mulle tundub, et see selline läänelik maailm on selle ära unustanud. Ja tundub, et ongi see selline vähkkasvajalik lõputu nagu areng, lõputu kasvamine peab olema ja sa pead kuidagi moodi mingiks küpseks saama, mingisugune staatiline küpsus on, mis peaks kuidagi moodi nagu jõudma kohale, ma jõuan, mina vahel ütlen metafoorina, et siuke tunne nagu elu eesmärk oleks omada kõige ägedamat autot, sest see on staatuslik ja siis minna ja parklas olla sellega. Aga sõitimine on ohtlik. Epp, aga ma tahaksin tulla ühe teema juurde tagasi. Sa oled kahtlemata hea inimeste tund ja muidu sa ei saaks seda asja teha, mida sa teed. Ja see teema on see, et sa aitad inimestel avastada nende tugevusi. Nüüd küsimus on selline, et kas sul on mingisugused nipid või oma meetodid, kuidas sa nagu loed inimest, saad temast nagu üsna ruttu aru, et siis mis tema tugevused on, et sellised Sherlock Holmesilikud võib-olla mingid märgid, mida sa jälgid inimeste puhul, et sa saad temast kiiresti aru. Küsisin mingisuguse pähkel küsimuse. Ma arvan, seal on nagu 3 poolt. Okay, ma arvan, see kõige müstilisem pool on see, et ma arvan, et mul ongi selline võime mingil kujul. Et ma arvan, see on võib-olla minu, nimetame siis, ma ei tea, võib-olla minu ülesanne siin elus ongi see, minu hingel on alati olnud, et ma kuidagi midagi näen inimestes, ühesõnaga. Mis on olnud ka siin õppimine, seda mitte väärkohelda, eks ju. Ja mitte olla ka nagu, et kuidas seda usaldada ja samas olla kriitiline selle suhtes, et sa nagu see taju ja projektsioon tihti peale nagu sarnased. Et see, et ma just nagu, et kas ma nii-öelda toimubki see minu tajumine, mis tavaliselt on õige, või siis ma kuidagi moodi panen mingi projektsiooni su peale. Ja vahepeal taju mõnikord petab ka. Ei, ma ütles, et see taju tavaliselt ma ei koge seda, et ta petaks, aga projektsioon küll petab. Ja see selle sõltub ongi see, et kas ma nii-öelda olen andnud sulle mingi tähenduse. Ja see on see, et kuidas ma ennast sellest kaitsen on, mul on vaja, sina pead saama sõna. Et ma ei loe nagu selles, et ma ei loe tegelikult ilma loata. On nagu üks, mis on hästi tähtis, mis on, kus tuleb mängu see nii-öelda see minu tellimine. Et ma pean kuidagi moodi sind ahvatlema, et sa saaksid kutsuda mind enda maailma. See on see nii-öelda see natuke seletamatum pool. Siis teine pool, aga võib-olla panen ikkagi siis see, millega ma tegelikult ikkagi nagu töös aitan, et ma tegelikult ikkagi aitan inimestel ise ennast näha. Et sellest, nagu ma ütlen, et sellest ei piisa, et su ümber on 1000 inimest, kes kõik imetlevad sind ja kiidavad sind. Et kui sa ennast ei hakka ise nägema,
siis tegelikult ei muutu midagi, et see on nüüd see, kust nagu kogu see minu enesemeisterlikkus on tegelikult oma ja kus tuleb ka sisse nii-öelda see selline Lotmani, see enesekirjelduse sõna on hästi hea sõna minu meelest. Et või nimetame seda mina pildiks, enesekirjelduseks, enesemääratluseks, et tegelikult nagu see minu lugu minust, see mina isiku lugu, see minu autorlus oma loost on tegelikult võti. Et samamoodi see, et ma näen midagi, ainult lisab nimekirja, see on nagu, mina osalen brainstormingus, et see on nagu ainukene, ma ainult lisan variante, mida ma näen, aga see on, ja nüüd tuleb mängu see internaliseerima, mina pean iseennast internaliseerima, mina pean hakkama uskuma seda, et see kuidagi moodi on väärtuslikeks. Ja seetõttu nii-öelda see on puhas selline ja see on, kuna mina ikkagi usun kirjutamisse, et ma tegelikult aitan inimestel teha nimekirju. Aga on sul mõni hea küsimus, mida sa vahel esitad inimestele, mis aitab selle enesekirjelduse just välja tuua? Ma ei tea, küsid lapsepõlve kohta või? Seal on nagu palju, selles mõttes sõltub, mis teemaga me teeme. Ühesõnaga, seal ongi, et üks asi on see, et mul on ikkagi eesmärk saada tegelikult inimesele kirja vähemalt 50 kogevust tihtipeale. Ja see on nüüd see, kus tuleb mängu see isiklik töö, kus mul on see vastuolu vahel sellega, et miks näiteks mingi e-kursust ei saa sel teemal teha. Sest inimesed, kellel on kipakad, nimelt ongi see kõver minapilt, siis oma tugevuste teadvustamine on keelatud. Ja tihtipeale need inimesed suudavad kirjutada maksimaalselt 5 asja. Et see, et sa ütled, et pane kirja 10 oma tugevust, nendel ei ole midagi kirjutada. Ja nad kirjutavad nagu, ja nad ei tohi kirjutada just nagu. Ja tihtipeale see, kus nad takerduvad, nendel ei ole ettekujutus, mis asi tugevus olla üldsegi võib. Ja see on nüüd see, kus tuleb mängu, eriti grupi kontekstis tihtipeale, on see, kuidas ma saan hakata peegeldama, et aga et mulle tundub, et sa siin oled poole tunni jooksul juba sugust asja teinud. Et kas see on ka? Ja see on ka. Ja siis nagu muu seas järsku sul on neid niimoodi 10 ja siis järsku sa saad aru, et sa kuuled, et teistelt inimestelt, mis nemad panid kirja ja siis ma järsku hakkan ja see on nüüd see, kus sul järsku vallandub üldsegi, sest mul ei ole isegi tähendust, mis asi see tugevus võiks eks ju olla. Ja see on see, mis on kõige võimsam, kui ma nagu vabastan selle loa hakata oma tugevusi üldsegi nägema ja võin hakata oma seda, neid tavalisi asju ka veel nimetama, sinna tugevuste nimekirja panema, et see, et ma putru keedan ja muna praen ja tuleb välja, tegelikult oskan ka, ma ei tea, mingi unicorniga torti teha, et see ei olegi nii tavaline tegelikult, eks ju, et ja siis see järsku muutub väärtuseks. Küsimus ei ole, et ma olen ainuke, kes maailmas seda oskab, vaid ta on tegelikult see, mis mind läbi aitab. Ma saan siis aru, et kõver... Ja siis kolmas element, ma lihtsalt toon sinna juurde, ongi see, et see, mis mind aitab, on ikkagi see, et mul on vaja kuulda sind endast rääkimas. Ja siis sõltubki jälle, ma ei tea, eile mul oli siin üks coachingu klient, et siis näiteks tema puhul me tegelemegi nii-öelda, et tal on, ta ilmselgelt nagu vales formaadis töötab hetkel. Ja siis mul on vaja nii-öelda tema seda natukene anamneesi saada, et kus ta töötanud on, mis ta õppinud on, mis seal juhtus, miks ta sealt lahkus, millisel hetkel ta lahkus. Ja kui ma kuulen seda lugu, siis ma ka mustreid nägema. Ja see on see, mida ma saan peegeldada, et ma näen, et tema puhul oli, et ma näen, et siin on mingi 3 aasta tsükkel. Et mulle tundub, et sinu see nagu töö käib, et sa oled käivitaja, mis tähendab, et sa oled arendusfaasis, sa oled käivitusfaasis, siis sul on põnev ja nii kui see asi läheb nagu selleks operatiivseks, siis sina peaksid lahkuma, siis sa kukud välja. Siis sel hetkel tulevad mängu teised inimesed tegelikult. Ja see on nüüd see koht, kus ma saan olla tegelikult palju enam respekteeriv, sest kui ma tean, mis see minu rütm on, siis ma otsin ja pakun ennast õigematesse kohtadesse, mitte ma jää sinna närima, et üks asi ma nagu nii-öelda närin ennast katki, pluss ma siis olen tüütu seal ja muudkui nagu närin teisi ka, eks ju. Ja seetõttu need 3 elementi, et üks asi on see, et ma kuidagi tajun, aga tegelikult ma aitan sul näha sinu tugevusi ja annan sulle nagu julgustust neid nägema hakata. Ja 3 on see, et ma saan hakata su loost leidma mustreid. Et kui sa võid muu seas järsku, ma ei tea, et sa räägid ja siis järsku mõni inimene on see, et istub hästi korralik, on, ma ei tea, naiste rahvas, kes niimoodi jalad põlvedel istub või käed põlvedel istub ja siis järsku ta mingi asja peale reageerib, siis ma tean seda, et seal on midagi. Aga tema ise ei pruugi nagu märgata seda, et see reaktsioon on tähtis, aga mina näen seda, et seal midagi juhtus praegu. Ja see on see, kus saab hakata nagu üles otsima seda, et mis see on, mis sind nagu käima paneb. Eks ju, et mis sind nagu, üks asi on, mis sind käima paneb, aga tugevuste puhul tihtipeale näiteks see küsimus, mis aitab inimestel nende supertugevust üles leida, et kui on kõige kehvem hetk ja sa tunned, et nüüd on raske, mis sind siis läbi aitab?
et mis on see, tänu millele sa tegelikult ära teed. Ja siis enamus inimesed kõik nagu niimoodi rahunevad ja nad teavad täpselt, kes teeb nalja, kes, ma ei tea, et ma lihtsalt hakkangi nagu õudselt organiseeritult tegema. Et noh, et kõigil on oma need strateegiad, taktikad olema ja siis nad leiavad kohe oma need, siis nad saavad aru, et nad tegelikult kogu aeg kasutavad neid. Aga nad kunagi ei märganud, et see on eriline ja see on see, miks pärast näiteks koolituskontekstis, nagu minu koolitustel inimesed jagavad neid grupis. Ja selle mõttega, et nad tohiks välja öelda ilma, et keegi kommenteeriks, see on kõige tähendab sellele ühtegi arvamist. See on siis nagu anonüümsed alkohoolikud. No see on jälle see häda natukene, kui niimoodi seda nagu jagatakse, siis sellepärast inimesed ei taha rääkida, sest nad kardavad seda, siis selle antakse juba mingi nagu naljatähendus, aga tegelikult mul on vaja see jagamisruum nagu anda kogemust normaalsest inimjagamisruumist. Mitte keegi ei arva ega kommenteeri ega anna hinnangut sellele, et ma tohin lihtsalt oma praegus, ja see on nüüd see oli minu praegune mõte, et ongi see, et sul oli 5 minutit aega mõelda, ja see oli ainult sinu praegune mõte, sa ei anna praegust lubadust, sa ei anna siin oma elu ära. Ja siis, kui ma kuulen 20 inimest jagamas oma, ma ei tea, 3 supertugevust, mis võivad kõige naljakamad olla, et järsku tundubki see, et aga ma olen nagu ilge pain in the ass, ma järsku saan aru seda, et aga tegelikult ma jäta raskel hetkel ebamugavaid teemasid lauale panemata ja kuigi ma saan õiendada sellest, ma tean seda, et see on mu väärtus. Ja keegi, nii-öelda, et keegi ei naera selle peale ja siis see annab, ja siis see on nüüd see, mis on see omasuguste valideering, et ma olengi okei. Ja see on see, mida ma individuaaltöös kunagi ei saa teha, sest tegelikult meil on vaja omasuguse nagu võrdse aktsepteeringut, mitte juhi aktsepteeringut, aga mul on vaja see, et ma nagu selle kaaslase silmis võin olla unikaalne. See on päris nagu kullatükk, mis praegu siin saatest võib igaüks kaasa võtta, ma arvan. Ja sellega on meie aeg vaikselt juba läbi saamas, aga mul on eelviimane küsimus. Mul on ka üks küsimus, aga Sven, küsi ära. Õnneks mina oskan hästi kiiresti rääkida, nii ma võin mõistada. Minu viimane küsimus on see, et kui meil nüüd tuleb järgmine saade või järgmised saated, siis millest me võiksime rääkida või kellega rääkida näiteks, kui sa soovitaksid meile näiteks teemat või ja nagu see Joonas Sellermaa küsib kultuurisoovitust. Ja. Meie küsime järgmise saate külalise soovitust. See on küll praegust... Ma olen selle, kus juures ma seal Joonas Sellermaa saates ikka vahel mõtlen, mida ma soovitaksin. Aga näed, see on juba selleks turunduskontekstis või laiemalt. Ja ma saan aru, aga ikkagi nagu see nagu nii-öelda, et mängu kese on ikkagi see turundusaspekt. Viimasel olen Kalevi Kulliga nii palju rääkinud, siis mina arvan, et see nii-öelda, ma arvan, see on päris tore, kuna tema ikkagi räägib väga palju sellest nii-öelda see äratundmine. Tegelikult vaata, kui mina ütlesin seda, et minu jaoks on see kohtumine, et selleks, et midagi saaks juhtuma hakata, peab kohtumine tekkima, siis minu mõelest Kalevi räägib ägedasti sellest nii-öelda selle sõbra teema, et sa pead nagu et looduses peab toimuma äratundmine või ma mäletan, minuks oli see selline tohutult, see on sama asi, mis on inimeste hulgas, et mulle väga meeldis kusagil aines oli nii, et mis vahe on siis nagu selle loodusel ja aial. Et miks seal aias need samad taimed ei jää tegelikult püsima, aga ma mõtlen, see Kalevi läheb, aga neil ei ole sõpru. Et nii-öelda selles looduslikus kontekstis on lihtsalt see nagu sõprade võrgustik, olgu nad siis need seened ja mingisugused kõik asjad, kes seal elavad, neid on nii palju, et see on samamoodi nagu inimese puhul üha rohkem on selge, et talt on ebaselge, et mis osa meist üldse inimene, eks ole, on, et kui kogu see mikrobioom, et me ei ole üldse üksi ja samamoodi kui keegi tunneb ennast nagu üksinda, siis me üksi element ei ole me üksi, et nagu tundub, et see inimmaterjal ei üldse ei ela ilma nagu selle muu organismita tegelikult, et nii on see inimene ei ole üldsegi nagu selline sustainable eraldiseisev nagu olend, eks ju, et meil on nagu ma ei tea, miljoneid loomi elab siin meie sees. Kõik võimalikke tegelikult bakterid ja arhesid ja viiruseid ja mis asjad ja on väga ebaselge, milline suhe sellel kõigel tegelikult on ja kes on hea ja kes on all, midagi ei ole, üldse pole selge. Aga jah, et aias, kuna me paneme selle taime, siis selle tema eksistentsiks tal ei ole sõpru ja ei piisa ainult mineraalsusest, mingisugusest väetisest veest, et tegelikult elamiseks on vaja sõpru. Ja mulle tundub, et see suhet nagu rägastik kogu sellises... oma ilus. Selles ilus või selle tähenduses, selles nagu tähtsuses. Mina arvan, et me unustame selle ära, et
nagu täna me siin väga palju õppimist ja õpetamist, eks ju, ei rääkinud, sest lõpuks on nagu et need on nagu, ma võiks öelda, kusagilt maalt on nagu tagajärjed. Aga tegelikult seal all, ma tihtipeale, et siis kui täpselt seda haridusest ja õpetamist räägitakse, siis mul on vahel see tunne, et räägitakse, vestlust alutatakse, et eeldus on, et me jõudsime 11. korrusele, et nüüd me hakkame asjast rääkima. Aga et me sellest 10. korrusest, kuidas me sinna saime või mis seal toimub, sellest me ei räägi. Ja seetõttu nii-öelda see turundus on samamoodi suhte loomine. Tegelikult kogu turundus, et miks meil on vaja mingit sõnumit korduvalt öelda, see on suhte loomine. Me üldsegi tekitame maastikku, me tekitame nagu uue ruumi sinna maastikule ja siis me tekitame uue suhe, uue nime, me õpetame üldse rääkima mingisugust asjast ja see on tegelikult suhete loomine ju. Et ja siis täpselt tulevadki võõrliigid, et kuidas ma äkki on ainult Coca-Colat, et mingisugune asi, mingi rämpstoit võtab järsku üle, et mulle tundub, et seal on seda looduse metafoorsust nagu nii palju. Et jah, mulle tundub, et see seos tekib mul praegust täitsa. Nii, Martin. Nii, tuletan meelde, mis ma tahtsin küsida, et sa rääkisid ühesõnaga sellest, et inimestel on kõver minapilt. Ühesõnaga võime siis tõlkida seda nii, et inimesed kas alahindavad ennast või ülehindavad ennast, eks ole. Ja nüüd on küsimus selles, et vist ikkagi väga paljud inimesed pigem alahindavad ennast, sest kui inimene ülehindab ennast, siis ei oleks vaja ka sellist võimestamise treeninguid. Ja nüüd ma tahaks jõuda sellega hoopis eestlaste rahvusliku karakteri juurde. Et kas sul on ka vahel mitte eestlastest kliente ja kuidas sulle tundub, et mis on see protsent, võib-olla ütleme meile, et kuidas need inimesed jagunevad, et kes siis hullult alahindavad ennast, kellel on seda abi vaja ja võib-olla need, kes on täiesti adekvaatsed ja siis need ma ei tea, võib-olla nartsissistid, kes siis ülehindavad ennast. Ja kas see on nagu igal rahval tunned, see on samamoodi või kuidagi teistmoodi, et kas meil on mingisugune rahvuslik kompleks sellega näiteks? Tore nüüd algab uus saade. See on, ma arvan, see ka selline võtme teema mu jaoks, aga ma proovin seda lühidalt kõik need nartsissistid ja kõik need sellised määratlused, eks ju, alati välised määratlused ja sellega mina ei tegele. Ehk nii kui nii-öelda toimub see mingi väline diagnoosimine ja tüübistamine, siis sellisel hetkel ma ei ole kindel, mille pealt see toimub, sest igasugune see psühholoogiline hindamine minu jaoks on nagu mingi testipõhine. Ei tähenda mitte midagi tegelikult, eks. Seetõttu selle ma jätan kõrvale. Siis ma arvan, et kõik inimesed sõltumatu kultuurist, et ikkagi eks ju see protsess, mida ma toetan, on nii-öelda see endaks saamine. Ja minu nii-öelda see motto on, et endaks saamine on elutöö. Ehk see sama, mis me alguses rääksime, et me oleme nagu raamat, mis kogu aeg nagu läheb edasi, et kogu aeg on need peatükid saavad läbi, algavad, aga lihtsalt see mõte, et mina olen selle raamatut peategelane lihtsalt. Eks ju, osad inimesed lihtsalt ei ole oma elu peategelas, nad teenindavad, nad on nagu tuhkatreinu rollis, mis on see arhetüüpsus muinasjuttudes hea, eks, et kuidagi moodi on ikkagi selle raamatu peategelaseks vaja saada, et see on minu elu siiski. Ja mitte see, et ma isekas olen, vaid lihtsalt paratamatult ilma minuta minu elu ei eksisteeri. Et see on see, miks pärast see minu tähtsus on oluline. Et see, kui ma armastan oma peret ja sõpru ja kõiki, kui mind ei eksisteeri, siis kogu seda sõprust ja seda suhet ruumi ei ole. Aga nüüd nende võrreldes teiste kultuuridega, mis ma olen nagu tähele pannud, ebakindlus on ju selles mõttes normaalne asi, enesekindlus on normaalne asi, et need kõik on nagu normaalsed olekud. Siis küll, aga olles töötanud väga paljude erinevate kultuuridega, siis see, mida ma märkan, on see, et Eesti ebakindlus on väga spetsiifiline. Väga spetsiifiline. Et kui Soome väga ebakindel inimene tuleb, teeb teiste ees, räägib, kuidas ta tunneb ennast nii halvasti, on väga ebakindel ja räägib, nii et ma arvan, Eesti kontekstis arvatakse, et ta on nagu super enesekindel inimene. Eesti ebakindel inimene ei räägi, sest teda ei eksisteeri, küll ta võib olla kuri. Ehk ta võib olla kriitiline, kuri, aga ta ei räägi. Sellepärast, et tal on nagu mitte luba olemas olla kuidagi moodi. Ja see, kui ma toon sisse, siis mis mind kultuuriti eristab, ja üks väga suur Eesti aspekt on samamoodi, et meil tohutu usk, et me ei ole temperamentsed, siis see on see, mida mina ütlen seda, et meil ei ole mingil põhjusel luba olla positiivselt temperamentsed. Küll meil on luba olla negatiivselt temperamentsed, ehk me oleme tohutult reaktiivsed, tohutult õiendajad, tohutult arvajad, tohutult kommenteerijad, et kuidagi moodi see positiivne
primitiivne temperament, on see mingi Ameerika ja Hispaania värk, aga meie ratsionaalsete inimestena võime kobiseda ja õnnetud ja masenduses olla. Ja mulle tundub, et nagu see uks on vaja lahti võtta, et nagu see on tähendusruumi muutus, et tegelikult nagu et tegelikult see keep smiling või nagu kuidagi moodi tore olemine tegelikult ei muuda sind mitte eestlaseks, et mul tundub, et meil on ikkagi kuidagi selle headuse, avalikult hea olemisega, kui tundub, et me jääme natuke vähem eestlasteks. Ehk seetõttu seal on mingisugune selline kummaline lugu, mis mind õudselt paelub ja võib-olla see alltekst, mis mind ikkagi huvitab, et kuidagi moodi mulle tundub, et meie kultuuriruumis nagu kasvatades ja ma ei näe, et see muutunud oleks, sellest mulle tundub, et meil on metoodiliselt kasvatamine muutunud, aga mitte olemuslikult. Kuidagi moodi meile ei anta olemas olemise luba. Me ei saa nagu luba eksisteerida eraldi seisvat inimestena. Et me peame ikkagi kuidagi moodi olema see selline, no ikkagi vanemad ikkagi mingi mini-mii ja ikkagi minu väike lapsuke, et ma pean kuidagi see minu oma, et just nagu me peame jätkuvalt kogu aeg olema nagu rahuldama selle täiskasvanu vajadust, vahet pole, kas ta peab uhke saama olla, mind hellitada, aga ma kuidagi moodi pean tema teenistuses olema, mis tähendab, et see eraldi eksistents on reaalne oht. See on halvustatud tegelikult, eks, sest kuidagi see ema ei oska suhestuda minu kui täiskasvanud inimesega, et ta ikkagi oskab ainult siis midagi teha, kui ma haige olen, et seda saab kuidagi moodi seda oma ema asja teha. Ja ma natuke näen seda ka õpetajate puhul, et meil ei ole, või samamoodi ma olen, kui ma siin oma õpingute raames olin pool aastat, olin Prantsusmaal, ja siis mul seal tekkis kuidagi see tunne, et meil on, või mul see enne ka olnud see tunne, et mul tundub, et meil on see olemas olemise või viisak teise inimese respekteerimise semiootiline lävi. Nagu meil on, et kui sa mulle ei meeldi, siis ma võin sind reaalselt tühistada. Et sul ei ole olemas seda mingisugust inimõiguskihti, kus sa olemas tohid olla, isegi kui sa mulle ei meeldi. Siis mulle tundub, et sa selline, sa oled mõttetu, sa oled nagu ei käi kuhugi, et ma võin nagu koni sind lömastada. Siis mulle tundub, et meil kuidagi moodi, kas keeleliselt, kultuuriliselt nagu seda teise inimese alles jätmise nagu see lävi, see mingisugune semiootiline lävi on nagu, seda ei ole. Et kuidagi ma mäletan, et Prantsusmaal tundsin, et ma tunnen, et ma ei pea kunagi inimesi kartma. Et nad nagu ei ületa seda minu eksistentsi taset. Ja lihtsalt, kuna mul on nii-öelda väga lähisugulane, kes minu eksistentsi eitab või siis väga teatraalselt vihkab ja hästi uhkusega, siis mul tundub, et meil on kuidagi see mingi uhkusega vihkamine või teise tühistamine kuidagi nagu nii normaalne. Ja see on minu jaoks õudselt huvitav teema, et kus see pärineb. Et näiteks, kui ma elasin ju ka Ukrainas või ma olen ju hästi palju, kui ma ei tea, et ma näen, et seal slaavi maailmas on see teistmoodi. Ma näen see Skandinaavia maailm, Skandinaavia, Soome on erinevad, aga see on nagu nii teistmoodi. Et kuidagi see inimese luba olemas olla on midagi, on meil, ma ei tea, ma arvan, et Lätis võib olla mingisugune sarnasus. Leedu on hästi erinev, sest ma arvan, seal on see katoliiklik taust, annab juba mingi teistsuguse loo. Aga kuidagi see Eesti värk on selle koha pealt on minu jaoks väga-väga huvitav, kus on selle juured ja ma tean, et see klassikaline vastus on Nõukogude Liit. Siis mina ütlen selle peale, et nagu lugege Tõde ja õigust. Tõde ja õigus, esimene osa ainult sellest räägibki, et kuidas siis see Andres kõiki tühistab seal. Eks ju, et siis see, et kus see pärineb selline nagu respekt, kuidagi see selline elu respektitus on minu jaoks nagu väga-väga huvitav. Tegelikult jah, ühelt poolt küll, aga see imperialistlik, ütleme ja aasialik imperialistlik mentaliteet ju oli Tsaari Venemaal samamoodi, mis tühistas üksikisikut väga tugev. Ja kuidagi seal on alles, mulle tundub see, et lõpuks ikkagi inimesed istusid pingi peal, rääkisid juttu, et meil on kuidagi see üksteise hirm ja kuidagi reaalselt see ligimene on ikkagi nagu ohtlik, et lõpuks me ikkagi ei istu kokku ja joo teed, eks ju, et mingisugune asi on kuidagi, ja mulle tundub, et see on kuidagi veel kaduma läinud, mulle tundub, et ikkagi 30 aastat tagasi nagu lihtsamini istuti koos, nagu kohtuti, et siis see on kuidagi moodi on selline üks ohtlik tendents, aga et see on see, mis ma näen nagu rahvusvahelises töös, et eestlastega on üks spetsiifiline töö teha. Ja samamoodi võitis mul kaua aega, et nagu hakata julgema Eestis rohkem tegeleda või samamoodi kõik, kui minna siin Sveni küsimuse juurde, et mida ma tohin teha, siis kõik, mis ma kartsin, et ma saan mingisuguse, ma mäletan, mul on mingi tohutu, et hakata täpselt, et kui teie teete oma podcasti, et kas ma võiks hakata oma blogi kirjutama, te kujuta ette, kui palju ma olen saanudki kirju, eriti veel meesterahvastelt, aga seal on viga, et kuidas sa julged kirjutada ja kuidas sa julged üles panna kirja, kui sul on kirjavead seal sees. Ja siis ma arvan, et kõik, mis ma olen kartnud mingisuguse selle teise inimese nagu kommentaari
või kriitikat või arvamuse, see kõik ongi juhtunud ja nad kuidagi teevad seda nagu noh, et see ei ole mitte selline kaasaelav, vaid see kuidagi tundub nagu no kohati ei teagi, mis asi see on. Aga et jah, meil on kuidagi sellist, et seal on mingi spetsiifika minu jaoks, mis on natukene õnnetu, mis on selles mõttes nagu, ja see on jälle teistpidi, miks eestlastega nii lihtne on, et mulle tundub, me oleme nagu nii suures armastuse näljas, et kui sa natukenegi annad nagu headust, siis tegelikult inimesed on nagu nii head, et kui sa nagu annad sellise loa, et nad ei pea kartma, et nad nõmedad on selles mõttes, kui nad nagu head on, siis tegelikult inimesed on nagu nii suures armastuse näljas ja tänu sellele nad tegelikult on ka nii usaldusväärsed, nii abivalmed, tegelikult jõudsad töökad, et mis on ka selline tohutu paradoks ja mis mind on alati nagu, või noh, samamoodi kui ma ju organisatsioonidega töötan, miks mul on vaja inimestega üks-ühel rääkida, siis tegelikult nagu inimesed on üksikult jube toredad. Aga mingil põhjusel, kui nad sinna koosoleku ruumi lähevad, siis sama inimene transformeerub mingisuguseks nõmedikuks. Ja siis vahel see minu töö on olla see vahendaja, aga no ma kuulsin, näed, et Martin oskab seda, Sven oskab seda, oi, ma ei teadnudki. Sest tegelikult nad nagu inimestena ei olegi kohtunud kunagi, vaid kuidagi moodi kõik kehtestavad või kuidagi panevad paika kedagi või siis mul vahel on selline tunne, et või see on ka selline, mis ma nagu näen vahel, et mis see nagu mu panus saab olla või millega ma saan abistada. Et ma olengi nagu nendega natukene ka teen neid nagu sealt, muudan nad nagu aiast metsaks, eks ju, et loon neid seoseid nende vahel ja nagu aitan neid nagu, noh, mitte ainult sina tunneks oma tugevust, aga ma saan tutvustada sinu tugevusi ka teistele, sest inimesed nagu ei oska üksteise anamneesi võtta. Et, ja see on see, kus ma näen, miks organisatsioonid on nii nõrgad, et seal on tegelikult inimeste vaheliste seoste kiht on hästi väike tihtipeale. Ja siis ja see on jälle see, kus ma näen, et see ei ole ainult kriitik, et ma tean, et see on see spetsiifilisus, miks ma alati ütlen, et kui on näiteks Eesti ruumid, siis seal seda kohtumist peab fassiliteerima, sest inimesed Eestis võivad üksteist surnuks vaikida ja kõik on hästi uhked selle üle, et nendele meeldib kuulata. No siis kõik kuulavad seal ruumis. Mina ütlen alati kõik, kes ütlevad, mulle meeldib kuulata, ma ütlen, keda sa kuulad? Et see on nagu, et mina tegelikult ei eksisteeri selleks, et sulle siin esineda. Et mulle meeldib vestlus, mitte see, et sina mind kuulaksid. Ja ma polegi nii mõelnud. Et seetõttu nii-öelda seda inimruumi kuidagi moodi seda, jah, et kuidagi mul tundub, et Eestis on nagu takistatud selle headuse ruumi toomine, mis tegelikult on seal pulbitsav. Et see ongi jälle see, et see on seal nii olemas ja mis muudku ootab, et välja saada. Need on absoluutselt võtmeküsimused tegelikult Eesti jaoks. Mina nimetangi seda, see on riikliku julgeoleku küsimus. Ja kui siis me peame jätkama selle pulbitseva aruteluga teinekord veel edasi, seepärast, et meie aeg surub peale. Ja nimelt minul on väike teadanne, et kui sulle meeldis meie arutelu, siis kindlasti jälgi meid meie kanalites Facebookis, Instagramis ja loomulikult ka LinkedInis. Et leiad meid näiteks siis üles turundusmarkide nime all ja loomulikult Spotify's ja YouTube'ist leiad meid ka, aga kõige parem on kuulata meid meie kodulehel turundusmargid.ee ja loomulikult saada meile ka kiri, kui sind väga-väga midagi huvitas või siis ei huvitanud üldse, et meie e-kirja kast on kiri@turundusmargid.ee. Ja kui sa oled ettevõtja ja tahad, et turundussemiootikud kuidagi sulle sinu projekti võib-olla nõustaksid või nendega tahad konsulteerida, siis võime ka ühiselt proovida midagi ette võtta. Täpselt ja aitäh teile. Suur aitäh, väga tore vestlus. Aitäh sulle tulemast.